Tere taas, oleme tagasi Tallinnas kultuurikatlas. Ida-Viru õiglase ülemineku visioonipäevad on hakanud üsna konkreetseks visiooniks vormuma. Paar tundi põnevaid lauaarutelusid sekkumisinstrumentide teemal. On olnud peaaegu aasta aega tööd, et need sekkumised siin Tallinna kabineti vaikuses ja vaidlemises leida, välja mõelda. Ja nüüd siis me just katsetasime neid oma sekkutavate peal, kui tahaks niimoodi väga bürokraatlikult väljenduda. Aga mis siis laudades tegelikult toimus? Võtame siis erinevate laudadega ühendust ja hakkame Aire Rihega pihta. Laua üle peaks mulle kohe ekraanile ilmuma. Aire, kuidas teil läks? Kas see, mida on välja mõeldud, vastab ka sihtseltskonna ootustele või tuli kõik ümber teha? Tervist! Väga meeldiv on teile seda ülevaadet anda ja vastus minu hinnangul on jah, vastab küll. Meie laudkond rääkis siis sellest, kuidas vähendada Ida-Virumaal olevaid kaevandamise ja töötlemise pärandmõjusid. Ehk siis meie põhifookus on sellel, et see piirkond, nagu te ka eile vestlesite, oleks atraktiivne, oleks korras, oleks ohutu ja me saaksime seal ettevõtlust arendada nii, et elukeskkond on korras. Ja meie peamised meetmed on siis seotud sellega, et tööstusalad, kus on probleeme, soovime me korda teha. Me soovime analüüsida ka seda, mis on seis jääkreostusega ning jääkreostuse objektid likvideerida. Varingutega on viimasel ajal tulnud infot selle kohta, et need on tihenenud ja selle osas riik võtab enda kohustused enda peale ja tõepoolest ohustustab need piirkonnad. Ja lisaks oleme analüüsimas ka pikemat perspektiivi selle piirkonna jaoks, mis on seotud siis nii ettevõtlusega kui ka veevarustusega. Näiteks kui piirkonda rajatakse uus tööstus, mis vajaks olulisel määral vett, siis on hästi oluline, et me teaksime seda, missugune on meie veevarustuse olukord Ida-Virumaal, kas seda piisab kõigile ja kuidas seda siis tagada. Teine teema, millest me räägime, on ettevõtluse arendamine, samamoodi seotud riigi kohustuste täitmisega. Me ei saa rääkida ainult sellest, et ettevõtted peaksid piirkonda üleval hoidma, aga riik peaks tulema juurde ja enda panuse andma. Ja riigi poole pealt on see siis seotud ohtlike jäätmete käitlemisega. Meil on hetkel Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskus, mis tegeleb küll vaid ohtlike jäätmete ladestamisega, aga ringmajanduse ja rohepöörde kontekstis, mille kohta meile anti väga palju head sisendit, oleme tõepoolest mõtlemas selles suunas, et need kohad, kus on turutõrked, kus hetkel ettevõtlus ei ole veel valmis enda rolli võtma, tuleks riik appi ja lahendaks mõned ringmajanduse küsimused enda poole pealt ära. See hõlmab näiteks ehituslammutusjäätmeid, ohtlike akude ja patareide käitlust, aga ka laiemalt tegevusi, mis võib-olla ei ole veel nii küpsed, et erasektor nendega tegeleks. Ja peamine tagasiside oli seotudki just ohtlike jäätmete käitlusega, mille osas kiideti seda ettepanekut, et see on mõistlik, õige ja sellega seoses tulebki riiklikult tegeleda, sest see on riigi kohustus ja ülesanne. Teiseks toodi välja seda, et piirkonna elukeskkonna kvaliteedi tõstmine tõepoolest on väärtus, mida sinna luua, mida tuleks teha siis võimalikult suure võrgustikuga koostöös. Ja kolmandaks toodi välja seda, et keskkonnatasud, mis piirkonnast laekuvad, peaksid piirkonda tagasi minema. Ehk siis see, kui riik on ka võtnud saastaja maksab printsiibi alusel piirkonna ettevõtetelt teatud tulu, oleks oluline ja võiks võimendada seda tulu, mis meil on hetkel õiglase ülemineku fondi raames. Nii et selline kiire ülevaade teile, aga me kutsume üles kõiki meile küsimusi saatma, sellepärast, et see on tõesti meile oluline projekt. Aitäh! Mul üks küsimus tekkis, Aire, kas midagi sellist lauas ka jutuks tuli, mille peale ei ole siin ministeeriumi vaikuses ise tulnud, et tuligi reaalselt nendelt külalistelt sisend, et sellist ja sellist asja tuleks teha hoopis nii. Midagi huvitavat, midagi üllatavat või oli kõik see, mis juba välja sai mõeldud ministeeriumis üsna õige ja ka vastas sellele ootusele? Meie jaoks oli üllatav võib-olla see, et isegi ohtlike jäätmete puhul rõhutati, et see on oluline projekt. Me teame, et see on riigi kohustus, aga kui turuosalised ütlevad, et see võrgustik tuleb terviklikumalt luua, siis see oli meile oluline. Ja teine punkt, mille ma tooksin välja, oli see, et Ida-Virumaale on Haridus- ja Teadusministeerium rajamas ka rohetehnoloogia keskust ja
rõhutati siis seda, et nii-öelda riik saab olla teatud teenusepakkuja või elluviija, aga tegelikult see sisend tuleb meil kas siis TalTechilt või nii-öelda teadlastelt ja ikkagi meie enda ettevõtetelt, kelle ökosüsteem see on, kus me toimetame. Nii et see võrgustiku aspekt oli see, mida hästi palju rõhutati ja millega me tahaksime edasi liikuda, nii et tundub, et kaasamist tuleks veel natukene ka jätkata. Nii et oli äge arutelu ja paistab õige meetod selle asja tegemiseks. Tundub nii. Olgu. Aitäh, Aire Rihe, ja võtame ühendust järgmise lauaga. Laua ülema Andres Kikas peaks meil olema nüüd ühenduses. Andres, kuidas lauas arutelud läksid? Kas karvu lendas või läks viisakalt? Ei, karvu ei lennanud ja arutelud olid väga, väga praktilised ja küsimused, mis tõstatati ka, ongi asjakohased, et on selge, et kui me tahame kiiresti tegutseda, 22 aasta algus ootame ettevõtteid taotlema, projektid on mahult suured, kui me vaatame summasid ja eeldusi on ju, et siis ongi vaja võimalikult kähku saada selgeks, mida tohib ja mida ei tohi ja kes tohib ja kes ei tohi. Et üks punkt siin taustal kindlasti ongi siis seesama fossiilkütuste välistus, et on vaja veel ikkagi üle täpsustada, kas me räägime siin igasugustest välistustest või on ikkagi teatavad peenkeemia suunalised on ju tootmised võimalikud ja mitmetel ettevõtetel ka sõltuvad sellest investeerimisotsused. Samuti väga huvitav oli palgataseme arutelu, et see tundub selline hea teema, kus kunagi ei jää nii-öelda konkureerivad vaated välja toomata, et ühelt poolt öeldakse, et tehkegi ambitsioonikalt, pange kõrgem tase, küll tulevad sellised ettevõtted, kes on, ütleme, innovatiivsemad, rahvusvahelise väljavaatega, automatiseeritumad, suudavad ka kõrgemaid palkasid maksta. Samas tuleb ikkagi meeles pidada, et paljud investeeringud lähtuvad ikkagi tänasest palgatasemest piirkonnas ja lihtsalt kõrgemat taset pannes ei tähenda, et enamik projekte sellest saab nii-öelda seda ületada, et ikkagi kohalik päris elu paneb palju paika. Ja rõhutati ka siis töötajate kvalifikatsiooni, et me räägimegi siin suurtest projektidest ja kui me juba oleme teadlikumad, et kus suunas me liigume nendega, siis kindlasti see töötajate kvalifikatsioon, selle tagamine, selle toetamine, et see on hästi kriitiline. Kindlasti ei saa tulla see info viimasel hetkel, et väga palju on vaja eeltööd ära teha, et neid investeeringuid soodustada, on siis õppekavade, mingite koolitusprogrammide või millegi muun ajal. Aga kõik see ju ongi töös ja mida me arutame siin kolleegidega. Eraldi punkt, et kindlasti väga olulist rolli mängib suuri investeeringu toetuses siis välismaa ettevõtted, räägime välisinvesteeringutest. Kindlasti nende jaoks on see oluline instrument otsuse langetamisel. Ja kandva põhimõttena ka, et kindlasti protsess, kui selline on õiglase ülemineku meetmete väljatöötamine, et see võib olema läbipaistev, avatud, selged valikukriteeriumid, kuidas hinnatakse, et siin oodatakse võimalikult selget lähenemist ja läbipaistvust. Ja siin ma kirjeldasin siis nagu seda juurde, et kui me Euroopa Komisjoni poole pöördume ja mingite ettevõtete või projektide najal küsime lisainfot, siis see ei ole selleks, et kedagi eelistada, vaid see on puhtalt see, et me saame ise väga hästi aru, millised projektid, mis tüüpi projektid lendavad paremini, on lubatud, mis mitte. Ja me teeme sedagi kindlasti lähiajal on ju, kui me saame veel selliseid näiteid, mida osas on vaja üle küsida. Ja siis võib-olla viimase kiire punktina, et osad ettevõtted, nemad ei olegi vaja uusi tooteid toota, on vaja tegelikult protsessid tõhusamaks saada ja mis on kõik väga õige, üks viis, kuidas tootlikkust tõsta, aga võib-olla siis see ei ole nüüd praegu siis suuri investeeringute meetme fookus, et tuleb vaadata laiemat seda toetuste paketti, mis on täna olemas, mis tuleb lähiajal saadavale läbi nende uute fondide, et meil on siin see taastekava fond ja nii-öelda uue perioodi eurorahad, et seal kindlasti selline digitaliseerimine, automatiseerimine. Selge, Andres. Et soovitan siis nendele ettevõtetel kindlasti sellel silma peal hoida. Selge, aitäh Andres Kikas, jätkame ülevaateid laua aruteludest järgmiseks Anu Kull.
tere päevast! Tervist ja aitäh! Meil olid 2 väga huvitavat ja sellist rahulikku arutelu. Kõige rohkem me arutasime sellel teemal, et mida saaks teha teadusasutused, mida saaks teha ettevõtted, konkreetselt siis siit ka samm edasi, et kas teadusasutus, kes meetmes osaleb, peab asuma Ida-Virus. Ettevõtete puhul keegi seda teemat ei tekkinud. Ehk siis see oli teemaring, kus me rääkisime läbi selle, et loeb ennekõike mõju, mida meetmest toetatavad tegevused avaldavad Ida-Virus. Nüüd kõige huvitavam oli see, et kuigi me oleme hästi palju tegelikult neid erinevaid arutelusid pidanud, siis välja tuli mitu täiesti uut asja, mida me millegipärast olime siiani oma ettevalmistavas töös, ma ei ütleks, et välistanud, aga me arvasime, et need on nii kallid tegevused või et need kaetakse mujalt, et me nendele väga ei keskendunud. Aga selgeks sai nende lauaarutelude põhjal, et tuleb keskenduda. Ja nendeks teemadeks on ennekõike uus ettevõtlus. Ehk siis, kui me seni räägime endal sellest, et traditsioonilistest ettevõtetest ja oleme küsitlenud ja rääkinud ikkagi ka nende ettevõtetega, kes juba piirkonnas kohal on, ning arvanud, et iduettevõtlus on teistest meetmetest toetatav, siis palju arutasime seda sünergiat ja need arutelud jätkuvad. Nüüd teine täiesti uus moment oli see, et oli mõte, et kuivõrd väidetavalt siis järgmisest rahastusperioodist ei toetata teadustaristut, või ei finantseerita teadustaristut, siis sünergiakoht Ida-Virus võiks olla see, kui mõnes ettevõttes tekiks uurimislabor, mida kõik saavad kasutada, ehk siis kus saavad oma töid teha nii ettevõtjad kui teadlased kui ka õppurid. Ja see suund võiks olla vesinikutehnoloogiad, nii-öelda pilootlabor, ning selgus, et see ei olegi nii kallis, kui me oma senistes aruteludes vesinikutehnoloogiate teemal arvasime. Ning kõige üldisemalt tegelikult võtsid Tallinna Ülikooli teadlased kokku selle, mida me arutasime mõttega, et teadmusmahukuse suurendamisel regioonis on 3 sammast. Üks on see, mis on uus siia regiooni, ehk siis ennekõike kõik, mis on seotud automatiseerimise robootikaga. Teine on see, mis toetab olemasolevaid tegevusi, ehk siis kõik, mis on seotud keemiatööstusega, tarnevõrkudega, tarkvõrkudega, elektritööstusega. Ning 3. sammas on regiooni innovatsioonivõimekuse suurendamine. Nende mõtetega me läheme. Aitäh, Anu Kull. Järgmiseks kuulame ära, mis toimus lauas, mida juhatas Kaarel Lehtsalu. Tervist. Kaarel. Teema oli siis ettevõtluse mitmekesistamise tugiteenused. Ja võib-olla 2 väga sihukest rahulikku ja suhteliselt põhjalikku diskussiooni oli selles arutelulauas. Esimene, võib-olla me rääkisime rohkem loomemajandusest ja loomemajanduse olukorrast Ida-Virumaal ja mida seal annaks paremaks teha, ja teine pool võib-olla oli rohkem pärastlõunane või see hilisem laud rääkis siis rohkem iduettevõtetest ja tööstusest.
ja kokkuvõtvalt võib-olla siis 4 sellist olulisemat asja, millega edasi minna, mida mõelda, et kuidas siis need tugiteenused peaksid nende realiseerimisele kaasa aitama. Esimene on siis, et kuidas me saaksime startupi ökosüsteemi või siis eesti keeles iduettevõtteid rohkem viia koostööle tööstusega. Et selle jaoks on päris selged mõtted olemas. Siis oluline on kõrgtehnoloogial baseeruvate tegevusalade käivitamine või juurdetoomine Ida-Virusse. Et siin on olemas väga head näited filmindusega. Tegelikult me rääkisime päris palju kosmosetehnoloogiatest ja kosmose äriinkubaatori võib-olla võimaliku sellise saba tekitamisest Ida-Virusse ja kogu see, mis puudutab mängundust ja mängumajandust, ehk siis seal taga on hästi palju infotehnoloogiat, hästi palju erinevaid andmeid, siis mille baasil on võimalik siis nagu sellist kõrgtehnoloogilist uut teadmist ja tootmist luua. Siis loomemajanduse ja sellega tihedalt seotud turismi arutelu tegelikult viis selleni, et nad koos käsikäes integreerituna ja ka teiste võib-olla täiendavate teemade juurde toomisega me saame luua Ida-Virumaal sellist keskkonda mis oleks siis nagu paremini nagu elamiskõlbulik ja piirkonna turundus aitaks piirkonna turunduse kaudu seda Ida-Virut maailmale tutvustada paremini ja sellega luua eeldusi ka, et sinna ettevõtlust rohkem tekib. Ja võib-olla üks oluline asi, mida ei olnud varem nagu väga palju räägitud, ütlesid osalejad, et naiste ettevõtlus, et see oleks ka üks ala, kus kohas saaks täiendavaid töökohti ja inimestele rakendust. Et see võiks olla selline lühike kokkuvõte. Aitäh, Kaarel Lehtsalu. Räägime edasi. Järgmiseks lauaks on meil Kaupo Sempelsoni juhitud laud. Kaupo, lase tulla. Tere kõigile. Aitäh. Meil oli arutelu teemaks väikeettevõtluse toetus ja arutasime, kuidas, mida ja kellele seda kõige otstarbekam oleks suunata. Et arutelust koorust välja teemad nagu turism, loomemajandus. Üks võib-olla aspekte, mis eraldi välja toodi, et piirkonnas toimuvad suurüritused väga selgesti võimendavad mitmeid erinevaid väikeettevõtjaid. Samuti on piirkond väga mitmekesiste ressurssidega, näiteks toiduainetööstus, toiduainetööstuse võimalused, kalandus, mets. Eraldi toodi välja ka, et Ida-Virumaal on lisaks linnadele maapiirkond, mille ettevõtlust võiks edendada. Ja samuti leiti, et ettevõtluse puhul alustamise toetus võiks olla suurem kui starditoetus. Ja samuti toodi välja, et võiks toetada erinevaid tegevusi, investeeringuid, digitaliseerimist ja lisaks võib-olla eraldi aspektina rõhutati ka vajadust investeerida tootmispindadesse ja ehitistesse, mida me väga seni kaalunud ei ole. Kindlasti saab seda ka mõelda. Ja lisaks toodi välja, et piirkonnal on väga mitmeid erinevaid arengueeldusi, et väikeettevõtluse toetus kindlasti neid saaks võimendada. Ja eraldi markeeriti ära, et on piirkonna arengule äärmiselt olulised haridus,
külg sobiva tööjõu ettevalmistamiseks ning ühendused teiste piirkondadega, mis ei ole küll väikeettevõtluse sihtrühma kuuluvad probleemid, ent mille lahendamine on samuti väga oluline, et ettevõtlus ja väikeettevõtlus Ida-Virumaal saaks edeneda. Ja lühidalt see olekski kõik, et mis veel võib-olla välja toodi, on ka see, et väikeste puhul ei peaks võib-olla olema toe taotlemise protsess üleliia bürokraatlik ning ambitsioonid võiks olla realistlikud. Ehk siis väikeettevõtlus lihtsamaks. Olgu, Kaupo Sempelson, võtame järgmise laua. Annika Sepp. Tere, Annika. Tere kõigile. Kuidas lauas jutud läksid? Jutud läksid täiesti huvitavalt. Et meie siis arutlesime selle üle, kas oleks vaja täiendavaid tööturuteenuseid sellest fondist rahastada ja täpsemalt siis, kas oleks hea mõte ja mis tingimustel võiks põlevkivisektorist lahkuvatele töötajatele pakkuda tööle asumise toetust, mille mõte siis oleks see, et motiveerida neid kiiresti teistesse valdkondadesse tööle asuma. Ja lisaks sellele arutlesime natuke ka koolitusmeetmete ja koolitusvõimaluste üle, et kas ja milliseid võimalusi peaks Töötukassa kaudu siis veel põlevkivisektori töötajatele looma, et nad oleksid üleminekuks juba ette võimalikult hästi valmistunud. Teadmine, mis me siis aruteludest tagasi saime, on see, et see probleemi püstitus, et tegelikult oleks vaja, et inimesed kiiresti uuele tööle liiguksid, see aitaks ennetada pikaajalist töötust ja vältida kaasnevaid sotsiaalseid probleeme, on iseenesest õige ja seda tuleks soodustada, et inimene saaks selle uue alguse kiiresti. Mis me siis tagasisideks oma senisele mõttekäigule või ettepanekutele saime, oli see, et kuna tegemist on toetusega, siis see disainilt on paraku keeruline, et ta peaks olema võimalikult lihtne ja sellele sihtrühmale inimestele arusaadav, et mis see toetuse suurus on, kuidas ta kujuneb, et kui me arutlesime, et kas see toetus, mis inimesele siis lisaks palgale makstakse, peaks sõltuma tema varasemast sissetulekust või hüvitistest või peaks olema kõigile sarnane üks summa, siis eelistus oli pigem viimase poole just selle tõttu, et sellest on lihtsam aru saada, tekitab vähem küsimusi. Siis selguse osas toodi veel välja, et kindlasti peaks hästi selge olema sõnum, et see on lisavõimalus, et see ei ole sunnimeede. Huvitav küsimus, mida me ise ei olnud mõelnud, oli see, et me mõtlesime seda üldse meetmena, et kas siiski peaks ka siin vaatama, et need töökohad oleksid perspektiivikatemates sektorites, et seda meetme jätkusuutlikkust ja töökohtade jätkusuutlikkust paremini tagada. Ja üks murekoht, mis tuli üles, oli see, et meede ei tekitaks uuel tööandjal sellist äraspidist motivatsiooni palgata inimesi seetõttu madalama palgaga, et nad teavad, et see toetus on olemas. Et siis need aspektid tulid meie arutelust välja. Ja koolitusest rääkisime mõnevõrra lühemalt, aga tuli ka välja see, et kuigi meetmed on olemas, siis kuna see koolitusvajadus inimestel on väga mitmekesine, et on vaja nii digioskusi arendada kui eesti keelt, kui ka siis uusi erialaoskusi, et siis tõepoolest võiks olla selle sektori töötajatele need võimalused natukene laiemad, just ka mahtude osas, mis ühe inimese kohta on. Et lühidalt selline kokkuvõte, aitäh! Ehk siis inimestele arusaadavamad meetmed, kui nad ühelt ametilt teisele siirduvad. Olgu, aitäh Annika Sepp, võtame järgmise laua juhiks Margus Haidak. Tere Margus! Tervist! Aitäh! Minul on siis rõõm rääkida mõne sõnaga sellest, mida me täna arutasime sellises lauas, kelle teemaks oli Ida-Virumaa vajadustele vastava täienduskoolituse pakkumine ja ka see, kuidas siis kutse- ja kõrgharidus võiks saada ümber kujundatud selliselt, et ta kõige paremini vastaks kohalike inimeste vajadustele ja aitaks seda Ida-Virumaa majandust edasi viia. Ja tahtsime siis töörühmalt kuulda või lauaaruteludes kuulda eelkõige, et missugused on need oskused, mida osalejate arvates peaks nagu eelisjärjekorras adresseerima või millele tähelepanu pöörama. Ja samuti ka on oluline küsimus, et kuidas need inimesed saada õppesse.
et teadupärast Ida-Virumaa eripäraks on see, et sealne elanikkond erineb päris oluliselt paljude teiste Eesti regioonide elanikkonnast seetõttu, et seal on palju vanemaealisi inimesi, kes õpivad juba loomu poolest vähem. Neil on võib-olla väga pikk aeg sellest ajast möödas, kui nad viimati koolipingis istusid või on olnud see ka mõne negatiivse õpikogemusega seotud ja kogu see küsimus, et kuidas nad saada siis taas õppima, oli ühe väga olulise teemana üleval ja samuti kindlasti ka õppekeele teema. Et mis keeles neid asju pakutakse, et kui meil näiteks kõrgharidus on valdavalt eesti keeles Eesti riigis või inglise keeles suisa, siis vene keelt paremini valdavale inimesele võib see olla väga keeruline sinna ligi pääseda. Rääkisime sellest, et väärikate ülikoolilaadsed algatused näiteks, mis tooksid inimesi taas kokku, aitaksid neid ühiselt arutleda huvitavatel teemadel, aktiveerida neid, need on kindlasti olulised. Kindlasti on väga oluline küsimus see, et need inimesed, kes seal on kaua aega töötanud ühel töökohal, et nad ei lähe õppima lihtsalt teadmata, kas neid ootab kuskil ka tööandja ees. Nii et sellised töökohapõhise õppevormid on väga olulised. Oskustest rääkisime, et loovuse ja tehniliste oskuste sidumine on võtmetähtsusega, samuti loomulikult IKT, robootika, automaatika, mis tööstusele võiksid vajalikud olla. Kindlasti me ei tea väga täpselt, kes saavad olema need ettevõtted, kes võiksid kanda kinnitada Ida-Virumaal, aga seda olulisem on inimesi siis ka õigete ülekantavate oskustega varustada ja jooksid läbi võtmesõnadena nii tööstus, mikroettevõtted, samuti ettevõtluspädevuste andmine inimestele, et nad oleksid ise ettevõtlikumad ja ühe võtmeküsimusena, millele me võib-olla nii palju ei olegi mõelnud, oli ka see õpioskuste teema. Et väga paljudele inimestele oleks vaja just seda, et õpetada neid õppima ja meelitada neid tagasi selle juurde ja näidata, et see on vahva ja arendav. Ja muidugi, millest me kõik suurt kurbust tundsime, on see, et kõik on olukorrast tulenevalt kaua aega telestaarid olnud ja väga tahaks inimestega seal kohapeal kokku saada ja neid teemasid siis päriselt arutada, et kuidas siis kujundada need meetmed selliselt, et nad kõnetaks kohalikku inimest ja aitaksid seda tõuget, mida me kõik ootame. Loodame, et suvel saate siis kohaliku arvamusfestivali maha pidada. Aitäh, Margus Haidak. Järgmiseks Rein Vaks. Tere päevast, Rein. Teie laua kokkuvõtted. Rein, me muidugi näeme, et sa räägid, aga ei kuule, sul on all vasakul ekraanis unmute, vajuta sinna ka korraks. Unmute. Jaa, nüüd on. 1, 2. Proovi veel. Rein, me jõuame sinu juurde kohe tagasi. Me võtame vahele Regina Sergejeva. Regina, võtame sind korra järjekorras ettepoole. Regina, keera see saade korraks kinni, katsu ainult läbi interneti meiega suhelda, muidu ma kuulen enda juttu. Regina. Reginas on ka mute sisse lülitatud. Regina, kas sa kuuled mind? Jaa. Nii. Proovime siis järgmist esinejat, Kaire Luht. Nii, Kaire, kuidas sinuga ühendus on? Tere, ma loodan, et ühendus on hea. On väga hea, hakkame sinuga pihta, me jõuame veel teised pärast tagasi kerida ja sisse lülitada, aga palun, mis teie lauas toimus? Väga hea, meie rääkisime piirkondlikest algatustest, ehk siis sellest, et kuidas siis kodanikuühiskond või kohalik kogukond saaks ka selles üleminekuprotsessis kaasa rääkida ja osaline olla. Et suuresti meie aruteluga keskendus just sellele nii-öelda võib-olla ka nagu väljakutsete poolele, et millega peaks kindlasti arvestama, et see meetme elluviimine õnnestuks. Ja võib-olla üks asi, mis toodi välja, on see, et see kohalike eestvedajate pink on tegelikult üsna lühike. Ehk siis, et on mõned või vähesed aktiivsed eestvedajad, kellel on mitu projekti korraga tules, aga eks nad hakkavad ka vaikselt ära väsima, et see nii-öelda eestvedajate toetamine
ja järelkasv ehk siis selliste nii-öelda uute aktiivsete inimeste pealekasvatamine, kes siis leiaksid võimaluse ka nendes nii-öelda MTÜ-de tegevuses või kogukondlikus algatuses kaasa lüüa, et see on kindlasti eraldi võtmesõna. Ja toodi välja ka seda, et enne kui hakata võib-olla üldse mingeid suuremaid selliseid nii-öelda taotlusvoorude põhiselt või nii-öelda toetusi jagama, et siis kõigepealt peaks pakkumagi nendele ideede väljatöötajatele tuge, ehk siis, et üldse avardama nende nii-öelda võimalike taotlejate seda nii-öelda pilti, et milliseid algatusi on üldse võimalik teha, pakkuda neile võib-olla nõustamist, anda võimalus mingitel aruteludel oma ideed oma nii-öelda piirkonna inimeste peal testida, saada ideid, kuidas seda paremaks muuta ja kui selline nii-öelda toetav keskkond on juba olemas, et siis alles võib-olla võiks olla see taotlusvoor. Ehk siis, et selline toetav keskkond peaks sellel meetmel kindlasti olema, et see meede õnnestuks ja et sealt tuleksid päriselt ka sellised säravad ja head ja teistmoodi ideed, mis seda üleminekuprotsessi toetaksid. Ja mis võib-olla veel toodi välja on see, et võiks tugineda ka nendele algatustele, mis piirkonnas juba täna hästi toimivad, et näiteks Narva Basaar toodi välja, arvamusfestivali alternatiiv kohalik või siis noortefoorumid, mis iga aasta toimivad, et sellistele olemasolevatele headele algatustele ja võikski siis nii-öelda juurde tuua ka selle õiglase ülemineku mõõtme ja nende kaudu siis jõuda juba selle sihtgrupini, keda need teemad võiksid kõnetada. Ja toodi välja ka, et noored on kindlasti üks oluline sihtgrupp, aga toodi välja ka selline oluline nii-öelda aktiivne sihtgrupp nagu kuldsed noored. Ehk siis, et inimesed, kes on võib-olla passi järgi enam nii noored ei ole, aga tegelikult on nad aktiivsed eestvedajad piirkonnas ja just neid, kes on valmis tegelikult seal koha peal olemas, et neid võikski toetada, kui nendel on olemas huvi ja valmisolek piirkonna arengus kaasa lüüa. Piirkonna arengu jaoks ja algatusvõime süvendamiseks, kas on mingid eraldi instrumente veel peale selle, et üks asi on liidrite järelkasv, teine on olemasolevate liidrite taasmotiveerimine. Et kas tuleb seal koha peal meelde tuletama hakata, et jah, võtke ja tehke ise, et ei ole kuskil keskvõim, kes teid sunnib või palub midagi tegema? Toodi välja seda, et maapiirkondades on võib-olla olukord natuke parem, võib-olla ka tänu sellele, et seal on pikemat aega toiminud need liidergrupid, kus on siis sellist kogukondlikku ja koos tegutsemist rohkem harjutatud. Aga linnade puhul toodi seda küll murena välja, et võib-olla linnades ei osata nagu sellist, ei tunta võib-olla nii hästi, et kuidas need linnakogukonnad mujal Eestis toimivad ja ei osata võib-olla isegi mõelda selles suunas, et nii-öelda linnas ka võib-olla mõni piirkond või kvartal võiks moodustada kogukonna ja ise aktiivselt kuidagi oma selle elukeskkonna kujundamisel kaasa mängida. Et jah, selline nii-öelda teadvustamine, et see on üldse võimalik ja et mujal Eestis nii tehakse aktiivsemalt kui Ida-Virumaal, et see on kindlasti ka üks märksõna, mis tuli tänasest välja. Huvitav, ma tahaks ikka küsida, kas midagi üllatas ka? Me ilmselt teame, et pigem linnainimene on mugav, tahab tööl käia ja maainimene teab, et ega üldiselt lehm ise lüpstud ei saa. Kuidas sulle sinu lauas tundus? Kas oli midagi sellist, mida ministeeriumi seinte vahel me justkui teadsime ja ennustasime, aga laua signaal oli see, et oi-oi, hoopis teistpidi tuleks teha? Päris nii on, et üks huvitav idee, mille me saime seoses sellega, et kuidas siis lõpuks neid projekte võiks valida, oli see, et võib-olla võiks anda ette mingi probleemi, millele otsitakse lahendust. Ehk siis, et on mingi kindel probleem ja siis erinevad kogukonnad, erinevad siis nii-öelda taotlejad või huvitatud osapooled saavad pakkuda oma lahendus ja siis valitakse välja parim lahendus selle konkreetse probleemi elluviimiseks. Et see oli selline lähenemine, mille peale meie ei olnud varem mõelnud, aga mis iseenesest on väga huvitav ja väärib edasi kaalumist. Olgu, suur tänu, Kaire Luht. Loodan, et piirkondlikud algatused jõuavad ka piirkonnas olevate inimesteni, nii et kõik saavad sellest aru, mida nad tegema peavad. Nüüd on aga laval Ivan Sergejev. Ivan, sa ise juhatasid ka ühte laua arutelu. No kuidas on võimalik üldse tähtsat brainstormingut, mille puhul ameeriklased ütlevad, et tähtis on tulla ruumi kokku, et ajud sünkroniseeruks ühele lainele ja sa pead seda tegema üle Zoomi, nii et iga inimene on erinevas Eesti otsas. Tekib üldse ühist arusaamist või? Ikka tekib, et meie arutelu siis käsitles kohalike omavalitsusi ja nende investeeringuid. Ja meil tekkis arutelu küll. Ma ütleks isegi, et nagu kohe algust peale hakkasid inimesed kommenteerima ja tuligi nagu täitsa huvitavalt ja väga kasulikke ideid. Nii et selles mõttes meie laua arutelu oli küll, mina ütleks, et õnnestunud, et me täpselt saimegi tagasisidet sellele, mis me oleme siiamaani mõelnud. Et kas see siis nagu nii-öelda pädev on või ei ole. No kuidas oli, kas midagi üllatas? Kas see, kuidas keskvõim näeb kohalikke omavalitsusi ja nende võimalusi investeeringuid teha või kuhu nad peaks tegema, tegelikult rohujuure tasandist erineb või?
Ei, selliseid nagu suuri üllatajaid ei olnud. Pigem oli see, et kohalikus omavalitsuses nad tundsid muret, et nüüd, kui tehakse selle õiglase ülemineku fondi nii-öelda raames mingisugust toetusmeedet kohalikele omavalitsustele, siis öeldakse teistes meetmetes, millest me täna ka rääksime natukene, et need teised fondid, et seal öeldakse, et näed, teil on õiglase ülemineku fond olemas, mingi sinna, et see on siis teie jaoks mõeldud. Ja siinkohal peab uuesti välja tooma kõigile meile, et õiglase ülemineku fondi eesmärgiks on ju toetada neid piirkonnad, kes saavad kõige rohkem kannatada kliimaeesmärkide saavutamisel. See ei ole preemia, see tegelikult on nagu selline, ta on investeering, aga samas ta nagu on mõeldud just nendele piirkondadele, kes peavadki läbima mingid muutusi, mida teised piirkonnad ei pea läbima. Nii et see, et Ida-Virumaale tekib see õiglase ülemineku fond, see kindlasti ei tähenda seda, et nüüd teistes fondides võime Ida-Virumaale vähem nii-öelda toetusi anda. Et see oli nagu selline selge asi, mis koorus välja meie arutelus. Siis teine huvitav mõte oli see, et võiks teha nagu koos projekte, et mitte lihtsalt, Ida-Virumaal on 8 kohalikku omavalitsust, et võiks teha omavahel ka koostööd ja nagu selliseid ühiseid projekte leida. Ja siis kolmas mõte, mis tuli Narvast, Anne Veebo rääkis sellest, et võiks toetada kohalikke omavalitsusi just ettevõtete meelitamisel või nagu, et kui mingisugune näiteks suur investeering jääks muidu tegemata, KOV-i pärast, et KOV-il ei ole nii-öelda võimalust mingisugust, ma ei tea, trassi kuhugi viia või midagi toetada natukene seda ettevõtluse arengut. Et siis võib-olla sellest meetmest võiksid nagu sellised tegevused ka tehtud saada. Nii et selles mõttes sa näed, et kohalikud omavalitsused tunduvad väga huvitatud sellest meetmest. Keegi ei näe seda oma eelarve täitmise võimalusena, eks ole? Absoluutselt mitte. Väga sisuline vestlus oli väga selline, et okei, me teame täpselt, mis need paketid on, et kus on need augud, on ju, kuhu see toetus läheks niiviisi, et just täpselt sinna seda vaja ongi. Ja selles mõttes ei olnud, kohe kõik lülitusid sisse esimesest minutist ja hakkas arutelu käima, nii et väga hea oli. Kui mu mälu ei peta, riigihalduses oli vanasti nii, et põhimõtteliselt kõik see, mida me põlevkivist saime, seda Vaivara valda, mis seal vanasti oli, peeti Eesti rikkaimaks. Viimsi ja Rae, mis siin Tallinna küll olid sellised lihtsalt edukad inimesed seal elavad, aga tegelikult riigi maksude taustal tundus kõige ägedam kohalik omavalitsus Vaivara. Praeguseks sa ütled, et seal on 8 kohalikku omavalitsust ja siis kaardid on segi keeratud või? Ei, selles mõttes reformi käigus lihtsalt nende omavalitsuste arv ju vähenes, on ju üle Eesti. Nüüd on Ida-Virumaal 8 tõepoolest. Ja siis, aga eks sellest me rääkisime ka varem, nii lauaaruteludes kui ka siin varem kelle ühe paiku, et kohalikele omavalitsustele tegelikult avaldub see põlevkivisektori kahanemine mõju küll. Nii läbi eri kasutuslubade, mille eest nad saavad nii-öelda tulusid, kui ka läbi põlevkivisektoris töötavate inimeste tulumaksu vähenemise. Nii et kohalikud omavalitsused võib ju mõelda, et see on ju nii-öelda selline võimutasand, on ju, aga ka see ju tegelikult on mõjutatud sellest meie nii-öelda üleminekust ja põlevkivisektori kahanemisest. Ma küsiks veel, mind üks täpsustus huvitab. Mulle on jäänud mulje, et selline nii-öelda teeme ise, teeme ära ja võtame ja teeme ja las see riik kuskil olla. On rohkem selline siin, ütleme, Põhja-Eesti, Tallinna ümbrus, Harjumaa ja kui minna rohkem sellistesse regioonidesse, mis istuvad ikka Nõukogude Liidu tööstuspärandi otsas, siis seal on kuidagi harjumus vaadata keskvõimu poole käskude järgi, keeldude järgi ja kuidagi selline kultuur on teine, et ise üldse midagi ette võtta. Kas need kohalikud omavalitsused 8, mis meil Ida-Virus on, kas nad on algatusvõimelised? Kuidas sul tundub? Ei, absoluutselt. Et olles töötanud varem ka ühes kohalikus omavalitsuses Ida-Virumaal, ma tean, et ta on väga algatusvõimeline. Ja ka teised. Ja tänane arutelu seda näitas uuesti. Et seda mentaliteeti on järjest vähem, et küll meile Tallinn ütleb, mis me teeme ja siis me täidame. Kindlasti. Ja siin peab veel aru saama sellest, et jällegi, kui me räägime Tallinnast, mis on kasvav omavalitsus, tal ongi suuremad võimalused, ta ongi tõmbekäskus ja need omavalitsused, mis asuvad regioonides, kus elanikkond näiteks väheneb, siis neil ongi tugi vaja ja mitte sellepärast, et nad ise tööd ei tee, vaid just sellepärast, et ongi tugi vaja ja see on õiglane